Iraani režiim rebib end ametlikult seestpoolt tükkideks. Nimelt, pärast laastavat USA täppislööki, mis hävitas järjekordse salajase punkri, mis oli täis vaenlase komandöre, on Iraani Islaamivabariigi kõrgeimal tasemel puhkenud ulatuslik kodusõda. Praeguses olukorras, kui ma oleksin Iraani juht, hakkaksin ma teisi juhte paluma, et nad minust lihtsalt eemale hoiaksid, sest tundub, et iga kord, kui need juhid kohtumiseks kokku saavad, sajab täppislöök nende peale. Siin on rohkem üksikasju viimase juhtumi kohta. Las ma alustan uuest arengust, Tomi. President kiitleb järjekordse kokku tulnud Iraani juhtide massimõrvaga. President postitas Truth Socialis, et paljud Iraani juhid, kes on neid halvasti ja arutult juhtinud, on kõrvaldatud. Ta lisas sellele õhurünnaku video. See langeb kokku Telegrami kanali infoga, et üle 50 Iraani kõrge ametniku kõrvaldati Iisraeli ja USA vägede ühises rünnakus. Tuleb märkida, et Iisrael eitab selles osalemist. See juhtus ajal, kui kogu maailm pööras tähelepanu nende päästeoperatsioonile. Kuid tundub, et Telegrami raporti põhjal pidasid Iraani juhid mingil põhjusel veel ühe kõrgetasemelise kohtumise ühes kohas. Nagu ma varem ütlesin, ma ei tea, miks nad seda jätkuvalt teevad. Nüüd tahan ma siin midagi selgitada. Me ei tea täpselt, kas ühes kohas kohtus 50 inimest või on seni sõjas hukkunud Iraani juhtide koguarv nüüdseks jõudnud 50-ni. See on midagi, mida raportid ei täpsustanud. Siiski teame me üht. Rohkem Iraani juhte on hukkunud, sest nad kohtuvad jätkuvalt kohtades, mis on paljastatud. Nüüd tekitavad need surmad Iraanis huvitava dilemma. See tekitab kaost ja see kaos põhjustab režiimi sees kodusõda. Mõned inimesed nõuavad nüüd relvarahu. Tõenäoliselt need, kes teadagi ei taha surra. Aga teised, eriti need, kes on seotud Iraani revolutsioonilise kaardiväega, võitlevad igasuguste läbirääkimiste vastu. Siin on see, mida ma mõtlen. See on relvarahu ettepanek ühe Iraani presidendi lähima liitlase ja nõuniku poolt. Selle mehe nimi on Mohammed Javad Zarif. Ta on elukutseline diplomaat ja töötas Iraani välisministrina aastatel 2013 kuni 2021. Ja nüüd nõustab ta Iraani president Peshkazani. See on 26-punktiline ettepanek, mille ta hiljuti avaldas. Esimesed 12 punkti käsitlevad seda, mida Iraan teeks, ja järgmised 13 punkti seda, mida Ameerika Ühendriigid teeksid. Vaatame need ükshaaval läbi. Esiteks kohustub Iraan mitte kunagi tuumarelvi taotlema. Teiseks lahjendaks Iraan rikastatud uraani alla 3,67% taseme. Kolmandaks ratifitseerida IAEA lisaprotokoll alalise järelevalve tagamiseks. Neljandaks tagada kaubalaevade ohutu läbipääs Hormuzi väinas koos omaniga. Viiendaks sõlmida alaline mittekallaletungi pakt Ameerika Ühendriikidega. Kuuendaks osaleda piirkondlikus julgeolekuraamistikus. Seitsmendaks anda rikastatud uraan ja sellega seotud seadmed üle piirkondlikule rikastamiskonsortsiumile. Kaheksandaks eemaldada Ameerika Ühendriikide suhtes kehtivad terrorismiga seotud nimetused. Üheksandaks taastada diplomaatilised ja konsulaarsuhted Ameerika Ühendriikidega. Kümnendaks eemaldada reisipiirangud USA kodanikele. 11. kutsuda naftafirmad, sealhulgas Ameerika omad, aitama ekspordi hõlbustamisel. 12. paluda Hiinal, Venemaal ja võimalusel ka piirkonna riikidel olla Ameerika Ühendriikidega mitte kallaletungi lepingu tagajad. Nüüd räägime kohe, kui mõistlikud need punktid on. Aga kõigepealt vaatame ka USA punkte. Põhimõtteliselt asju, mida Iraan ootab, et USA täidaks. Esiteks, eemaldada ühepoolsed USA sanktsioonid Iraani vastu. Teiseks, lubada Iraanil vabalt naftat eksportida. Kolmandaks, aksepteerida, et Iraanil jääb alles teatud tuumaprogramm, mis ei ole seotud tuumarelvadega. Selle asemel, et nõuda rikastamise täielikku lõpetamist. See on suur punkt, millest peame rääkima. Neljandaks, lõpetada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid Iraani vastu. Viiendaks, lubada Iraanil osaleda tavapäraselt ülemaailmsetes tarneahelates. Kuuendaks, sõlmida Iraaniga alaline mittekallaletungi pakt. Kuuendaks, taas, rahastada taastamistöid Iraanis. Seitsmendaks, hüvitada Iraani tsiviilisikutele tekitatud kahjud. Kaheksandaks, osaleda piirkondlikus julgeolekuraamistikus. Üheksandaks, aidata luua piirkondlik rikastamiskonsortsium. 10. eemaldada Iraanilt terrorismiga seotud määratlused. 11. taastada diplomaatilised ja konsulaarsuhted Iraaniga. 12. kaotada Iraani kodanikele kehtestatud reisipiirangud. Ja 13. teha koostööd kaubanduse, energia ja tehnoloogiliste projektide vallas. Huvitav on siin see, et see ei ole sugugi kõige halvem plaan.
See tähendab, et need ei ole maksimalistlikud nõudmised, mida Iraani ametnikud sotsiaalmeedias esitavad. Aga oluline on ka märkida, et need ei ole ka maksimalistlikud nõudmised, mida Iraan näeb USA poolelt nõudmas. Nii et see pakkumine on kuskil vahepeal. Pole halb lähtepunkt. Nüüd, punktid, mis tõesti probleeme tekitavad, on muidugi rikastusprogramm. Iraan ütleb, et nad ei loobu sellest ja Ameerika Ühendriigid on väga kindlameelsed selles osas, et nad tahavad, et Iraan lihtsalt loobuks rikastusprogrammist. Ja kui nad tahavad jätkata tuumaenergiaprogrammi, võivad nad lihtsalt osta uraani mõnest teisest riigist. Seda teevad juba paljud riigid üle maailma. Nii et see saab kindlasti olema suur probleem läbirääkimistel, nagu see oli ka varem, kui USA ja Iraan läbirääkimisi pidasid. Teised punktid, mida see ettepanek ei käsitle, on Iraani ballistiliste rakettide programm. See on midagi, mida USA soovib piirata. Nii et mitte tingimata eemaldada, vaid põhimõtteliselt piirduda ainult nende ballistiliste rakettidega, mis Iraanil on enesekaitseks. Ja viimane punkt on loomulikult Iraani rahastamine piirkonna proksirühmitustele nagu Hamas, Hezbollah ja Hautid. Ettepanek ei käsitle seda üldse. Ja see on midagi, mida USA pool või vähemalt Trumpi administratsioon nägi kui üht Obama kokkuleppe 2015 aasta JCPOA puudustest. See käsitles Iraani tuumaprogrammi, millel olid küll mõned probleemid, kuid see oli siiski parem kui mitte midagi. Kuid see ei käsitlenud Iraani ballistiliste rakettide programmi ega selle rahastust teistele rühmitustele. See on üks põhjusi, miks president Trump oma esimesel ametiajal sellest kokkuleppest välja astus. Nüüd, veel üks asi, millele see ettepanek vihjab, kuid millest palju detaile ei anta, on Hormuzi väin, mille kohta Iraan ütleb nüüd, et hakkab igalt läbisõitvalt laevalt tasu nõudma. Aga tegelikkuses ei juhtu see kunagi. Mõelge, millisesse maailma see meid tagasi viiks. See oleks nagu 200 aastat tagasi, kui riigid nõudsid tasu lihtsalt sellepärast, et väin asus nende piiril. Kui Iraan sellega alustab, tahavad ka teised riigid sama teha. Kas see tähendab, et Hispaania saab oma väinas tasu võtta, Ühendkuningriik saab oma väinas tasu võtta ja siis Taani saab tasu võtta? Taani väin? Muidugi ei tahaks ükski riik seda teha. Ja loomulikult ei taha need riigid, et teised riigid seda teeksid. Seepärast on üsna mõistlik eeldada, et Iraan ei saa pärast sõda tasu võtta. Aga sellega, et Iraan selle ettepaneku välja käib, saab ta põhimõtteliselt teisi järeleandmisi vastu, öeldes: kuulge, me ei tee Hormuzi väinas midagi. Nüüd, veel üks punkt, mida ma tahan selle ettepaneku kohta jagada, on see, et koos ettepanekuga avaldas välisminister või õigemini endine välisminister arvamusloo ajakirjas Foreign Affairs. Selles arvamusloos väidab ta, et Iraan ei kaota seda sõda tegelikult. Aga põhjus, miks ta tahab, et Iraan läbirääkimisi peaks relvarahu või rahuleppe üle, on see, et kui sõda eskaleerub, tähendab see lihtsalt rohkem kahju tsiviilinfrastruktuurile Iraanis ja rohkem kahju tsiviilisikutele endile. Ja just sellepärast teeb ta selle ettepaneku, lootes, et mõlemad pooled võtavad seda tõsiselt. Kuigi see mees on Iraanis väga mõjukas ja muidugi praegu Iraani presidendi lähedane nõunik, ei paista, et see ettepanek kuhugi jõuaks. Ja seda sellepärast, et Iraani revolutsiooniline kaardivägi on sellele väga vastu ning nad avalikult kritiseerivad seda ettepanekut, mille tegi endine välisminister. Kui ma ütlen, et nad avalikult kritiseerivad, siis ma mõtlen seda diplomaatiliselt, sest nad teevad palju enamat kui lihtsalt sõna võtavad. Nad nõuavad lausa selle mehe surma. Kuulake nüüd, aga enne seda väike meeldetuletus. Vajutage allpool olevaid nuppe, meeldib ja telli. Meie kanalil on olnud mingi varikeeld, mille täpset põhjust me ei tea, aga teie toetus aitab kindlasti meil seda probleemi lahendada. Vähemalt loodame nii. Me ei tea täpselt, kuidas YouTube'i algoritm töötab. See on nagu must kast, aga iga kord, kui te meid toetate, aitab see meid tõesti palju. Nüüd, siin on see klipp. Härra Zarif, teil on 3 päeva aega öelda, et te eksisite. Neljandal õhtul kogun ma inimesed kokku ja me tuleme teie majja. Turvamehed, kas te ikka veel ootate, et härra Zarif tunnistaks, et ta on end Ameerikale maha müünud? Me jälgime kõiki poliitilisi fraktsioone. Mõned pole selles sõjas isegi kriimustust saanud. Nüüdsest otsustavad reeturite saatuse tänavatel olevad inimesed. Nüüd ei kasutatud sellist keelt ainult avalikel koosolekutel.
Iraani riigitelevisioon hakkas samuti oma saadetes väga avalikult sellele rahupakkumisele vastu seisma. See tähendab, et sellel mehel on selgelt mõjuvõimu Iraanis, kui tundub, et Iraani revolutsiooniline kaardivägi ei soovi praegu üldse läbi rääkida. Kuid hoolimata sellest, mida Iraani revolutsiooniline kaardivägi tahab, näib, et me teame, et läbirääkimised siiski käivad. President Trump kinnitas hiljuti pühapäeval, et Steve Witkoff ja Jared Kushner räägivad Iraaniga ning need läbirääkimised edenevad. Tegelikult tundus mingil hetkel, et silmast silma kohtumine on väga varsti tulemas. Kuid siis palus Iraan rohkem aega ja just siis vastasid Ameerika Ühendriigid sihtides B1 silda. Selle eskalatsiooni põhjuseks oli see, et Ameerika Ühendriikide vaatenurgas tundus, et Iraan üritas viivitada ja seepärast oli see eskalatsioon pigem hoiatus. Just seda ütles president Trump Axiosile, kuid kohe pärast seda intervjuud avaldas president Trump selle avalduse oma Twitteris. Teisipäev on elektrijaamapäev ja sillapäev. Kõik ühes. Midagi sellist pole varem olnud. Avage see neetud väin, te hullud värdjad või elate põrgus. Vaadake ise. Nüüd pange tähele, selle avalduse juures on paar asja. Esiteks, muidugi, see vihjab selgelt suurele eskalatsioonile, mis tekitaks Iraanis palju probleeme, eriti tsiviilelanikele. Aga lisaks sellele nõuab see avaldus konkreetselt, et Hormuzi väin avataks. See ei taotle tuumalepet, rahulepet ega relvarahu. See palub lihtsalt, et Iraan laseks rohkem laevu läbi. Lisaks sellele avaldusele kinnitas president Trump ka seda, et Iraani läbirääkijatele on antud puutumatus, mis tähendab, et neid ilmselt ei sihita nende rünnakute käigus, seni kuni nad peavad läbirääkimisi. Ta lisas ka, et Iraan on sisuliselt loobunud tuumarelvade üle läbirääkimistest, mis tähendab, et nad on selles punktis järele andnud. Tegelikult ütleb ta, et enamikus punktides on järele antud. Nüüd, siin tahan ma ühte asja täpsustada. Iraan on alati öelnud, et nad ei soovi tuumarelvi. Probleem on selles, et tegelikult tegelevad nad kulisside taga tuumarelva poole liikumisega, rikastades uraani 70%-ni ja loomulikult ehitades massiivset ballistilist raketikilpi. Iraani plaan oli enne selle sõja algust üsna selge. Ehitada nii palju rakette, et ükski riik ei julgeks Iraani rünnata. Ja siis liiguksid nad tuumarelva poole 5-70%-ni rikastatud uraani lõpuks pommini. See tähendab, et isegi kui Iraan ütleb, et nad ei taha tuumarelvi, siis see tegelikult ei tähenda midagi, sest nad on seda kogu aeg öelnud. Siiski, kuna me räägime sellest, mis toimub kulisside taga, avaldas president Trump just midagi huvitavat Iraanis toimunud jaanuari protesti kohta. Kas mäletate, kui miljonid iraanlased läksid tänavatele ja nõudsid režiimi vahetust? Ja siis tappis režiim võimu säilitamiseks kuskil 10 000 kuni 45 000 inimest. Noh, arvake ära. Tundub, et USA üritas meeleavaldajaid aidata, saates neile relvi. Kuid kahjuks need relvad ei jõudnud kunagi kohale. Kuulake, mis juhtus. Nüüd andis president ka uusi üksikasju selle aasta alguses toimunu kohta, kui Iraani režiim läks tänavatele ja tappis presidendi sõnul oma riigis 45 000 tsiviilisikut. Pärast seda ütles president Trump mulle, et Ameerika Ühendriigid saatsid Iraani meeleavaldajatele relvi. Ta ütles mulle, et me saatsime neile palju relvi. Me saatsime need kurdidele ja president arvab, et kurdid jätsid need endale. Ta jätkas, et me saatsime relvi ka meeleavaldajatele palju relvi. Nii et siin on mitmeid pealkirju minu vestluses president Trumpiga. Kõik see toimus rohkem kui kuu pärast operatsiooni eepiline raevalgust ning vahetult pärast edukat USA öist operatsiooni, millega päästeti Iraani territooriumile lõksu jäänud USA sõjaväelane. President ise andis selle operatsiooni käsu pärast seda, kui CIA andis laupäeva hommikul teada ja kinnitas, et nad on leidnud selle F-15 meeskonnaliikme asukoha, kelle lennuk lasti reedel alla. Jällegi, president tegi otsuse saata sadu USA eriüksuslasi sügavale Iraani territooriumile ja edukalt too USA sõjaväelane tagasi tuua. Nüüd, tulles tagasi Hormuzi väina juurde. Nagu te teate, on sellest saamas ülemaailmne kriis ja riigid on nüüd valmis rohkem panustama, et aidata väin avada. Tegelikult pakkus Ukraina just välja koostööd Ameerika Ühendriikidega, et avada Hormuzi väin. Ja pidage meeles, nemad on juba üle 4 aasta tegelenud Shahedi droonide ja FPV droonidega. Ühelgi teisel riigil maailmas ei ole paremat vaenlase droonide tõrje edukust kui Ukraina vägedel. Nende abi on seega kindlasti väga oluline. Kuulake, mida Ukraina president just ütles. Ma täna ei näe seda võimalusi, kuidas seda ühe või teise riigi poolt blokeeringust vabastada, ma ei näe. Minu arvates on vaja ainult ühiseid samme. Muidugi, meil on kogemus Musta merega, mis blokeeris meie toidukoridori ja mis toimus sõja aastatel.
Esimesel aastal pidasime läbirääkimisi, isegi sõja ajal pidasime venelastega läbirääkimisi Türgi vahendusel. See toidukoridor peab toimima, sest see ei puuduta ainult Ukrainat ja Venemaad. See puudutab Venemaad, kes blokeerib toidu teistele mandritele. Ma arvan, et olukord defitsiidiga on sarnane, aga meie puhul puudutas see peamiselt põllumajandussektorit ja siin on see seotud energiaga. Minu arvamus, minu kogemuse põhjal, mida me saame teha. Esiteks, see on paralleelsed rajad, sõda ja energia üle läbirääkimised. Minu arvates ei tohiks neid omavahel siduda, lähtudes meie kogemusest. Meil oli olukord, kus Venemaa blokeeris selle koridori, Musta mere koridori ja nad tahtsid seda teha ühe korra, teist korda. Alguses tegid nad seda kord kuus, siis kord nädalas ja lõpuks hakkasid nad seda blokeerima peaaegu iga päev. Sellepärast me lahkusime nendest läbirääkimistest ja saime aru, kuidas seda koridori ise kontrollida. See on siis teine samm. Selleks on vaja plüüdureid, sõjaväe konvoisid, elektroonilise sõjapidamise liine, sealhulgas tankereid või laevu, millele need süsteemid paigaldada. See on suur programm. Oleme valmis sellega aitama. Aga minu arvates ei tegele me praegu Hormuzi küsimusega. Keegi pole meilt selle kohta küsinud. Seetõttu jagame lihtsalt oma teadmisi. Ja kui pooled seda soovivad, saavad nad seda kasutada. Ja siis on meil ka avaldus Araabia Ühendemiraatidelt, kes ütlevad, et nad on valmis tegema koostööd USA-ga, kui Iraani vastu kasutatakse mereväge. Araabia Ühendemiraadid ütlevad, et Hormuzi väina ei saa ükski riik pantvangis hoida. Ja Araabia Ühendemiraadid on valmis liituma mis tahes USA juhitud algatusega, et tagada navigeerimine Hormuzi väinas. See tähendab, et rohkem riike on kaasatud ja Iraanile avaldatakse suuremat survet. Ja järgmine nädal näitab meile palju selle kohta, kui ohtlikuks see sõda võib kujuneda.